Tere tulemast Argipäeva pooltundi. Mina olen Margarita, olen raamatupidaja, ettevõtja ja ka alustavate ettevõtjate konsultant. Täna on meil saates siis külaliseks turundaja ja sisulooja Kristiine Karoliine Mõttus, kes on igapäevaselt siis ettevõtjate abiline selles ühes tähtsaimas rollis, mis tihtipeale väikeettevõtjatel ette tuleb. Tere, Kristiine Karoliine! Tere, kas mind on kuulda? Ja on kuulda sind. Ja, ja jah, Kristiine Karoliine. Väga tore, et sa täna tulid laivi meile rääkima, sest minu meelest see turundus on number üks asi, millest väikeettevõtjad tihtipeale just räägivad ja millega võib-olla ka tihtipeale hädas ollakse. Just see on selline, ma ütleks isegi põhiline asi, kuhu tegelikult ettevõte peaks enamus oma fookuse panema, sest tihtipeale ettevõtjad miskipärast jätavad selle tahaplaanile, kuigi just siis mingi aeg saavad aru, et tegelikult oleks pidanud koheselt sellega alustama. Ja ma ütlekski, et see on selline tegelikult esimene samm või noh, muidugi see äri planeerimine ja siis muidugi selline suuremahuline turundus on selline suurem osa tegelikult ärist. See on kindlasti väga oluline teema. Ja just, ja turunduse puhul on ju ka, et turundus tuleb nii-öelda õigesse kohta suunata, et kui sa valesse kohta selle suunad, siis ega ta sulle raha tagasi ei too, et pigem viib ainult seda välja, on ju. Just. Aga ma alustan võib-olla kõigepealt algusest siis praegu üldse, et kuidas sina üldse turunduse ja ettevõtluseni jõudsid? See tegelikult algas mul juba põhikoolis, kui ma alustasin nii-öelda siis mõjuisikuna Instagramis. Tegin seda kuskil niimoodi 3 aastat, päris hästi läks ja kõik tuttavad olid ka mingi, vau, et sulle väga sobib see ala. Ja siis mul hakkas ka endale aina meeldima ja siis hakkas ka kuskil niimoodi 5000 followeri tulema ja siis hakkasid juba ettevõtted minu poole pöörduma, et kas sa tahaksid ise meie kontosid hallata. aga ma olen varem sellist asjad kuulnudki, siis hakkasin uurima, kuidas see rohkem selline pool käib, veidi rohkem sellist ärimaailma õppima. ja siis leidsingi sellise kooli nagu Mainor peale siis gümnaasiumit, kuhu ma läksin. Sealt jah, nagu kirjeldust juba kuulsite, siis tulin ära peale esimest aastat kohe, sest jah, siis tundsin, et ei saanud ikkagi seda, mis ma nagu selle varasemate aastatega mõtlesin, et oleks nagu palju ägedam või noh, selline turundus tundus muidugi palju lahedamalt, kui seal koolis õpetati. ma nagu tundsin, et ei saanud nagu päris seda, mis ma arvasin, et turundus on. Seega ma ikkagi otsustasin, et ma võtan ise selle teekonna ette, hakkan ise koolitama. noh, käisin hästi palju koolitustel. ma arvan, neid on juba kuskil üle 300 võib-olla isegi rohkem. et mulle hästi meeldib niimoodi igapäevaselt ennast arendada, et ma ei suuda niimoodi ühel levelil nagu püsida miskipärast ja siis leidsingi sellise tee nagu sotsiaalmeediaturundus, hakkasin rohkem siis praktiseerima ka täiesti ise. proovisin Instagramis tehtud asju järgi, mis keegi teine teeb, proovisin oma vaatenurga alt teha seda, kuidagi leidsin muid viise sees. ja siis läksin ka majanduskooli tegelikult, käisin seal 1 aasta ära ja seal ma ikkagi tundsin samuti, et ei ole ikka päris see, sest turundus on selline valdkond, mis areneb iga päev tuleb uusi programme, teadmisi, tohutu. jah, see ongi üks põhjus, miks mulle nii väga turundus meeldib, sest kogu aeg on see pidev areng ja see on selline äge valdkond, kus sees olla, et saab kõik on võimalik, lihtsalt peab ise loominguline olema. Kuna ma olin klassis ainukene, kes reaalselt täiskohaga tegi seda tööd, siis mul kuidagi kadus ka motivatsioon ära, siis ma tundsin, et ma muutusin ise mugavaks. ja siis mõtlesingi, et okei, peab ikka uuesti hakkama ise tegutsema et vahepeal mõtlesin küll, et vaatame, mis seal koolis räägitakse, aga noh, ikkagi ise õppides on see õige teekond ja see areng on palju kiiremini näha, sest tundsin kuidagi, et niimoodi läks lihtsalt kiiremini ja täna ma olengi siin, et tegelikult ma oleks alles kooli lõpetanud siin või eelmine kevad siis, mis just oli, või jah, selle aasta kevad siis. ma oleks lõpetanud kooli, aga ma ikkagi lõpetasin selle, tulin talvel ära ja siis alustasin oma agentuuriga, sest ma tundsin, et ma juba saan seda pakkuda ettevõtetele, sest mul on juba kuskil üle 120 koostööettevõtetega ja ma lihtsalt tundsin, et ma olen saanud piisavalt pagasit, et hakata seda ka
suuremalt tegelema, kaasata rohkem inimesi, kellel on sama mõtteviis, sama valdkond, sama selline kirg, mis kui mul on. Ja siis me saame rohkem inimesi lihtsalt aidata niimoodi. Et Mhm. jõud kokku ühendada, kes on müügiala spetsialist, kes on copywriting, kõik sellised oma nagu alad ühendada ja siis pakkuda sellist suurt täislahendust. Mhm. Ma ise arvan, et sa ei pea ennast üldse halvasti tundma, sellepärast et need kooliteed on pooleli jäänud, sest et ma ise olen sedasama läbi kogenud, et kui sa juba praktiliselt mingil alal töötad, siis see kooli tase ongi hoopis teistsugune ja see võib-olla ei ole nii ühildus sellega, mis päris elu on, et isegi tihtipeale ju raamatupidamise valdkonnas on sama, et päris elu ja kool on midagi muud, on ju. Et need asjad lihtsalt toimivad teistmoodi, teistpidi ja nii on ju. Ja turunduses ma olen nagu igati nõus, et neid uusi võimalusi on nii palju ja kui sa vaatad, kuidas Instagrami, Facebooki algoritmid näiteks pidevalt muutuvad, siis koolis on päris keeruline seda vist õpetadagi niimoodi, et keegi õpetaja peab pidevalt tasemel olema. Just, no ma arvan, õpetajatel on ka jah raske niimoodi tervet nüüd õppekava ümber teha, sest nüüd tuli mingi uus programm, võtame kõik maha. Aitäh, selles mõttes ma saan aru, aga jah, kahjuks siiski enamus lõpetajatest ei saa omale töökohti, see oli ka see, millega mina pidin vastu seisma. Et saatsin küll hästi palju kirju, aga kuskilt lihtsalt ei tulnud, sest mul ei ole kogemust. siis ma mõtlesin, et okei, siis ma teen oma lisakogemuse, et nagu noh, nii ei jäägi muud üle lihtsalt. Ja siis mõtlesin, et mis mõttega mul seal paberil on, kui ma tegelikult saan juba ise alustada ja palju suuremini. Ja just, et sa oled tegelikult ju väga hea näide sellest, et see sinu kogemuste pagas on see ju, mis lõpuks loeb ja see, mis ju müüb, et inimesed tulevad sinu juurde ju sinu pärast, sest sa teed oma tööd väga hästi. Ja ma ei tea, kas sa ise tunned, kas see haridusteekond on kuidagi sulle takistuseks saanud ettevõtjana või see pigem oligi takistus siis, kui sa otsisid palgatööd? Pigem palgatöölt jah, sest ma varem olin ja klienditeenindaja, nagu ikka noortena alustatakse restoranidest. Seda ma olin ka kuskil 5 aastat teinud ja siis ütlesingi üks hetk, et okei, aitab küll, kui ma tahan reaalselt elus kuskil jõuda, ma pean selle riski tegema ja jätma selle tee pooleli. Ja lihtsalt päevapealt tulin ära, ütlesin, aitab küll, nüüd on aeg turundust õppida ja seda korralikult teha täiskohaga siis. Ja ma arvan küll, et see kool muidugi andis sellise boost'i juurde, sellise distsipliini rohkem. Et ma nägin nagu, mis ülejäänud sellised inimesed teevad, kes noh, on turundusest huvitatud, aga nad ikkagi ei lähe oma täispotentsiaalini nagu üles. Ja siis ma mõtlesin, okei, et ma pean lihtsalt jõudma sinna üles, et ma ei suuda sellise tavapärasusega nagu leppida miskipärast. See on selline kinnisidee. Ja kas sa täna tegutsed 100% nüüd oma selles turundusagentuuris või sa teed ka seda influencer'i tööd, nagu sa kunagi võib-olla juba kooli ajal alustasid? Enamus aja ikka teen noh, niimoodi igapäevaselt. Ma ütleksin, noh nüüd ettevõtjad teevad 24/7 tööd, siis ma teen ka seda 24/7 niimoodi turundusagentuuri. Et nüüd on isegi juba järgmine agentuur plaanis teha nagu rahvusvaheliselt siis järgmise aasta alguses. Et praegu alustasime siis Eestis, tegime nüüd pool aastat ja siis järgmist aastat lähme ka välismaale uue agentuuriga juba. Aga jah, kindlasti praegu teen vahepeal ka koostööd, kui mingi ettevõte tahab, siis meil on kõik selline varustus olemas, mis ma olengi pakkunud, et kui mulle väga endale meeldib mingi toode, midagi, siis ma ise ka olen vahepeal pakkunud, et kui mulle väga meeldib, teeb nagu hea meelega jagaks ka oma jälgijatele seda, sest ma oma kontol jagan ka niimoodi üle päeva postitan tavaliselt hästi aktiivne olen enda Instagramis ka. Jagan selliseid veidi vaimse tervise teemasid rohkem, sellist enesearmastuse valdkonda ja sellist vaimset maailma sees. Ja siis tahan ka sellega inimesi hästi palju aidata, et siis sellel teemal erinevaid tooteid ja ka teenuseid, mis nagu aitaksid ka teisi edasi. Ma jah, olen hästi selline moraalipõhine, et ma ei jaga asju, mida nagu, ma saan raha või mingi hea toote, et siis kindlasti mitte, et siis kui ma näen, et mind see aitas ja ma saan ka teisi aidata, siis hea meelega ma jagan neid asju. Ja, sa käisid mingi aeg ära ka Austraalias, võib-olla see oligi natukene selline eneseleidmise teekond ka, aga kuidas see sind muutis ettevõtjana ja üldse võib-olla ka inimeseni, et mis sa sellest nii-öelda teekonnast või sellest kogemusest juurde said enda jaoks? See oli väga selline, noh nagu ikka edukad ettevõtjad räägivad, et tuleb seal põhjas ära käia, siis see oli minu see põhjas käik et seal oli jah selline väga nii-öelda, kuidas ma ütlen, õppetundide rikas ja selline väljakutsete rikas
nagu teekond. Et mul oli samuti eesmärk mitte minna sinna palgatööle, nagu enamus lähevad, vaid ma tegin omal eesmärgiks, ma lähen sinna ettevõtlust tegema. Ja mm kahjuks see oligi see, miks ma sealt poole aasta pärast tagasi tulin, sest lihtsalt süsteem nagu sundis sind palgatööle minema. Et kahjuks jah, lihtsalt ei saanud ilma selleta minna. Et -hmm. seal jah, pidime täiesti isegi tänaval olema vahepeal, sest lihtsalt ei saanud, lihtsalt ei võetud omaks. Mm Väga raske teekond oli ja ma arvan, et see muidugi kutsitas rohkem sellist enda ettevõtet rajama. Et kohe, kui me tagasi tulime, me hakkasime juba isegi lennujaamas juba planeerima, kuidas me kõike teeme. Et see oli selline lennuki peal juba alustasime tegelikult esimest tööd ka. Et saime -hmm. esimese kliendi lennujaamas. Väga lahe vahel nii on et iga kogemus on elus millekski vajalik, on ju just. -hmm. See oli jah huvitav, et tulime tagasi ja kohe hakkas järjest niimoodi kliente tulema, siis ma saingi aru, et okei, see oli nagu õige otsus. Mm -hmm. Väga super. Kui me nüüd liigume turunduse juurde, siis ma usun, et turundaja käest me teistsugust vastust ei saagi, aga tihtipeale tundub ettevõtjatele võib-olla, et see turundus ja kõik see müügiga seotus, et see on puhas kulutus, et seda ei ole üldse mõtet teha ja ei tahetagi võib-olla seda raha sinna investeerida. Aga kumb ta siis pigem on, kas ta on kulutus või on see investeering? No nagu ikka, sa, mida rohkem sa endasse panustad, seda noh, nii-öelda kõrgemaks on nii-öelda IQ siis tõuseb. Et nii on ka ettevõttel tegelikult, et mida rohkem sa ettevõttesse panustad, seda suuremaks sa saad kasvada ja seda rohkemateni sa nagu jõuad ennast näidata. Et see on ka ju turunduse mõte, et sellist brändi teadlikkust siis kasvatada. Et sa oleksid igal pool olemas, inimesed leiavad sind kergesti üles, see ongi turunduse põhimõte, eks. Et ma ütleks küll, et edukad ettevõtted tänapäeval panevadki isegi 90% eelarvest turundusse, sest nad näevad, et sealt tuleb selline põhitegevus, põhikliendid, kõik on enamasti sotsiaalmeedias. enam ei kasutata nii väga sellist Google'it kui otsingumootorit, vaid sotsiaalmeediat. Näiteks mul ka erinevad nagu, või noh, peamiselt tuttavad siis kasutavad sotsiaalmeediat siis otsinguna, kui nad lähevad kuhugi restorani, kuhugi mingi uude linna, kohe vaatavad Instagrami lahti, vaatavad, mis kohad seal on, okei, lähme sinna. Et enam ei ole sellist, noh, muidugi ChatGPT, sealt otsitakse, see on ka uus turundusmudel tegelikult, et juba hakatakse sinna neid turunduselemente sisse panema. Näiteks otsidki, et okei, mis on kõige paremad kohad, siis sa saad treenida seda algoritmi, et sinu nimi tuleks ettepoole siis. aga noh, see on selline uus valdkond jälle, mis on see täielik uuendus, kuhu nagu turundus hakkab suunduma. ja tõesti, selle peale ma pole ise tulnudki, et niimoodi ka veel turundust saab teha. Okei, väga lahe. Aga kui palju sina oled oma töös sellega kokku puutunud, et see turunduse kvaliteet siis nii-öelda, et reklaami, sa võid ju teha tasulist reklaami, sa võid panna sama eelarve, teha 2 erinevat postitust ja üks on nagu väga hea levikuga, teine jälle ei ole nii hea levikuga. Et kui palju see kvaliteet tegelikult seal määrab ja mingid need teadmised, kuidas neid reklaame siis üldse üles seada? Ma ütlen sulle ausalt, ma olen võib-olla oma karjääri jooksul teinud ainult 2 reklaami, sest Mm mina peamiselt keskendun orgaanilisele sisule ja ma -hmm. näen, et tegelikult sellel on palju suurem potentsiaal, sest mul on üks klient hambaravi juba olnud mitu aastat ja nendega me saime täiesti suvalise videoga lihtsalt 4,5 miljonit vaatamist. Ja sealt hakkasid kõik minema, enamus video on 20 000 vaatamist. Ehk siis TikTok on selline täielik uus põhimõtteliselt nagu tasuline reklaam, aga tasuta versioon. Et ma ütleks küll, et see on väga selline imemasin, mida ma täiesti soovitan kõigile ära kasutada. Vahet pole, mis ettevõte on, kuidagi on ikka võimalik seda teha. Et miskipärast ettevõtted nagu kardavad seda, ütlevad, ai, seal on ainult noored, aga tegelikult ei ole. Seal hambaravil on samuti enamus sihtgrupp kuskil 40+ inimesed ja 20 000 vaatamist, et nagu ma arvan, et kindlasti väga proovimist väärt on. Aga kui rääkida kvaliteedist, siis ma ütleks, et kui sa teed persoonibrändi, siis tasub noh, muidugi kaameraga filmida, see jätab professionaalsema mulje, aga mitte jällegi liiga üle kuidagi keeruliseks teha seda, sest miskipärast mõeldakse, et mul peab see mikrofon olema, see valgustus, mida iganes, aga tegelikult ei pea, inimesed tahavad näha, kes sa oled, milline, noh, mingi peamine, kes sa oled, miks ta sinu juurde tuleb, inimesed tulevadki just nagu sa ütlesid ka enne, sinu pärast sinu juurde,
et jällegi see on hästi oluline, et sa näitaksid, kes sa päriselt oled. Ja seda me teeme ka enda agentuuris, me näitame klienti põhimõtteliselt iga nurga alt, kuidas siis põhimõtteliselt, kui klient tuleb, ta saab kohe aru, mis ta saab sealt. Kõik igast valdkonnast, nii tiimist, kõik, mis seal ettevõttes toimub, kõik teenused, kõik näitame ära. Täiesti nagu paljaks teeme ettevõtte põhimõtteliselt. Ja see nagu alati toimib. Et vahepeal jah, nagu tuleb klient kuhugi kontole ja mitte midagi ei saa aru, mis ettevõte teeb. Et sellist asja on ka päris palju olnud. Ja siis me näiteks mõtleme, okei, aga miks te ei näita neid asju? Ja siis kohe hakkabki palju paremini minema. Siis kliendil tekib arusaam, mis ta sealt kõike saab. Ja ma ei ütle, et nii oluline on see kaamera kvaliteet, aga kindlasti see natuke toob sellist professionaalsust juurde. See on selline lisa level up, mida vahepeal teha, aga see ei ole selline essential asi. Jaa, aga kuidas üldse silma paista sotsiaalmeedias, et nii palju on ju täna eri valdkonna teenusepakkujaid, et kui me võtame kas või raamatupidajaid, et neid on nagu tohutu palju, et meil on turul üle 2000 teenusepakkuja ja see silma paistmine ei ole võib-olla üldse nii lihtne, on ju. Isegi tegelikult sotsiaalmeedia sisuloojaid, et neid on ju järjest tuleb juurde ja juurde ja ka näiteks virtuaalseid assistente, aga silma paista ei ole ju üldse lihtne. Et kuidas seda siis üldse nagu hästi teha niimoodi, et eristuda siis teistest? Silmapaistmine on jah selline hästi minu teema. Ma alati mõtlen, kuidas saaks nii-öelda teistest siis midagi erinevat teha. Kõigil on meil tegelikult oma vaatenurgad. Et jah, me võime võtta küll teistelt ideid, aga ikkagi teeme seda kuidagi enda vaatenurga alt sees. Et hästi põhiline asi, mida sotsiaalmeedias teha, ongi see, mõtle, kes sa tegelikult ise oled, milline su bränd on ja millega see erineb ja siis paneb põhirõhk sinna. Et kui me teeme kõik sama asju, inimestel tekib see igavus, et ma olen näinud seda juba jälle mingi selline ettevõte. Et see ei ole hea asi, pigem leidke jah, selline erinevus nagu tsoon ja pigem pange rõhku sellele. Noh, muidugi vahepeal võib ka teisi selliseid tavalisi teemasid rääkida, aga peamiselt jah, selle, millega te erinete siis. Et see on selline põhiteema, näiteks kasutage hästi siin omaseid värve, teie rohkem sellist personaalsust. Bränd ei pea olema selline väga professionaalne, formaalne, alati võib ka sellist särtsu veidi huumori juurde panna, rohkem sellist karakterit luua, et oleks ka inimestel äge vaadata midagi uut. Noh, selline põnev, et tekiks ise ka selline tunne, et vau, midagi ägedat on, et ma tahan seda asja, ma lihtsalt tahan seda kogemust saada. Et see on selline põhiasi, mida kliendid tahavad saada, lihtsalt seda kogemust, mis teeb neile hea siis enesetunde või mida iganes su toode või teenus siis müüb. Et see on selline põhiasi, mida me müüme, kogemust. Kuidas teie agentuuris on, et kas teie loote ka selle visuaalse brändi ise või tuleb see ettevõte ikkagi juba oma brändiga ja teie siis sealt nii-öelda arendate edasi? Meil on erinevaid võimalusi, me muidugi pakume sellist täislahendust, et me teeme põhimõtteliselt kõike nii animeeritud kodulehtedest kuni sellist täiesti logo loomiseni välja. Või noh, vastupidi, täiesti nullist nagu lõpuni välja siis. Et me oleme loonud ka brände täiesti nullist, kus ettevõtja tulebki oma täiesti mõttega, mitte midagi veel ei ole. Kuigi siis oleme loonud ka selliseid, kellel on täiesti täiemahuline turundus ja koduleht juba olemas. Et oleme nii-öelda mõlemad teinud ja igapäevaselt ka enda projektidega teeme siis täiesti nullist kõike peale. Minu arust see bränding ongi just kõige huvitavam osa, sest see on see suure teekonna algus ja sa saad kõik selle põhimõtteliselt peas läbi mängida, loovuse lihtsalt minna lasta ja vaadata, mis sellest kõik välja tuleb. Muidugi teekonna keskelt seal asju vahetu, muutub midagi, aga lihtsalt alguses jah, peaks selline ühtne stiil olema paigas. Siis me teeme ka brändidele sellised brändiraamatus, miskipärast enamus ettevõtjad ei ole sellest isegi teadlikud olnud. See on nagu huvitav. Aga minu arust jah, see on nagu väga oluline asi, mis teha täiesti juba alguses, et oleks selline ühtne stiil, et ei oleks sellist väga segadust nagu kontodel ja üldse turunduses, sest kui sul ei ole sellist kindlat, kuidas ma ütlen, kindlat nagu stiili paigas, siis kliendile tundub ka, okei, ma ei tea, kas see on ikka päris see, sest ettevõtjal peab see nagu siht väga paigas olema, mida ta teeb, miks ta teeb ja kellele. Ja seal see kõik tulebki, sest kõik turundus põhimõtteliselt selle tulemuslikkus ka.
väga head mõtted siia juurde. Ma küsin brändingu osas, et ma saan aru ka, meil eelmine nädal oli ka just brändingu teemaline live brändi loojaga ja noh, sealt ka jälle see mõte on ju, et vaata, mis teised teevad, on ju. Et kui ma vaatan ka, noh, ma toon näite enda pealt, siis on ju, et raamatupidamisteenuse osutaja, tihtipeale võib-olla need brändid ongi sellised nagu hästi sellised konservatiivsed, võib-olla siuksed nagu hästi resoluutsed ja mina olen nagu läinud risti vastupidi teed, et ma olen nagu selline hästi malbe, need värvilahendused on siuksed malbed, võib-olla pastelline, sihuke tagasihoidlik. Et mis on silmapaistvam siis lõpuks, kas see, kui sa oled kõigi teiste moodi või sa eristud, et sa oled just vastupidi? No alati vastupidine tekitab rohkem sellist emotsiooni kui nagu üldse vaatajates sotsiaalmeedias, sest noh, inimestel tekib ikka see scroll'imissõltuvus, eks. Ja siis, kui nad näevadki kõike põhimõtteliselt sama ja siis tekib see igavus ja siis nad jäävadki põhimõtteliselt, kui tekib midagi vau, sellist vau-efekti, sa kohe näed, et vau, see on midagi huvitavat. Lähed konto peale ja sealt läheb see kõik edasi. Et jõuabki lõpuks su koduleheni välja, kui nüüd ostab siis su toote või teenuse. Et sellist nagu vau-efekti on väga vaja mõelda, see ei pea olema nüüd selline mingi ilutulestik lendab, mitte mingit tsirkust ei ole vaja, aga lihtsalt näidatagi sellist hästi läheb peale praegu teiste klientide kogemuse jagamine. näiteks sealsamuses hambaravis me jagame hästi palju, põhimõtteliselt iga nädal jagame, kuidas klientidele meeldis see. noh, hambaarst räägib siis klientidega läbi, mis nad tegid, kuidas kliendid tunne on, mis varem oli ja see läheb hästi väga palju peale. et inimesed tahavad näha, kuidas teistele see teenus meeldis, mis nad sellest said. see samastumine, kui näiteks inimesel, kes vaatab seda videot, ta nagu samastub selle inimese varasema siis olukorraga. ja siis tal on kohe mingi, vau, okei, ma saaks selle sama tulemuse, mis tema sai. sealt ta juba tulebki su teenuse juurde. et inimestele hästi meeldib see, et ta näeb ja et teised said selle. et siis sa peaksidki näitama võimalikult palju neid tulemusi kindlasti. Enda personaalsust ja ole julge katsetama uusi asju. et muidugi noh, hästi palju neid trende on. ma ise ametlikult ei jälgi neid trende, sest jah, ma olen pigem enda sellises mulli sees, mida mina kindlalt teen. mul on hästi paigas ka minu need piirid, millest ma nagu üle ei lähe, vaid ma jäängi enda piiridesse sisse. noh, muidugi vahepeal katsetan ka midagi uut, aga minu arust jah, nagu ettevõtetena pigem jääda sellise oma nagu ala sisse sees. et vahepeal nagu jah, teha midagi ägedat, proovida, aga üldstiil võiks ikkagi sama olla. Ja, mida sina näed täna, no kui me võtame näiteks Instagrami turunduse või sotsiaalmeedia, mis levib üldse paremini või millel on nagu rohkem jälgijaskonda, kas story'd või postitused, et millele tasuks rohkem rõhku panna? Just võtame näiteks ettevõtja, kellel ei ole võib-olla väga palju aega, et sisu luua, aga ta valiks ühe neist, et kumb see täna parem, edukam on? Instagramis kindlasti Reelsis, kuigi miskipärast lähevadki üksikpostitused viimasel ajal peale. Story'd on siis, kui sul on selline tugev kommuun juba, et hästi lojaalne jälgijaskond, siis kindlasti, et sa oled siin hästi interaktiivne, aga see on jällegi selline täiskohaga töö põhimõtteliselt. et story'd hästi teha, see on jälle omaette maailm põhimõtteliselt. et seal sa saad ka täiesti niimoodi iga päev, kasvõi mingi 5 tundi järjest teed story'd, et see on täiesti oma teema. aga Instagramis kindlasti Reelsid, kui ei ole väga aega või oledki täiesti alustav ettevõtja, siis kindlasti alustada iga inimese videotega. näita mingi protsessi, räägi endast, kust su bränd alguse sai. nagu teegi täiesti põhimõtteliselt paljaks ennast, räägi kõik ära, et mida rohkem. noh, hästi palju on inimesi, kes mõtlevad, et ma ei saa oma saladusi ära jagada, aga inimesed nagu siis ei teagi ju tulla su juurde. et nüüd on just see, et mida rohkem infot sa jagad, seda rohkem inimesed teavad tulla su juurde, sest nad teavad, et sul on selle kohta põhimõtteliselt teadmist olemas ja nad saavad sind usaldada sellega. et jah, minu arust nüüd on just vastupidi, et just jagame oma infot, tuleme rohkem välja, et aitame rohkem üksteist. Ja, no väga äge. Ma küsin veel korra TikToki kohta, et sa mainisid, et see on väga selline populaarne. Mina näiteks isiklikult TikToki ei kasuta, mul vist ei ole ka väga tuttavaid, kes seda kasutavad, aga sa ütlesid ka, et tegelikult olenemata sellest, kes su klient on, et see töötab ikkagi väga hästi. Kas
peaks selline ettevõtjatele suunatud ettevõtja, kes on siis teenuse osutaja, ka ennast pigem ikkagi reklaamima seal TikTokis, kuigi võib tunduda, et seal ei ole äkki seda õiget jälgijaskonda. Näiteks mina ka olen arvanud, et minu jälgijaskonda seal ei ole. Ma kindlasti soovitan proovida, sest meil on ja põhimõtteliselt iga kliendiga, kellega ma olen ka lihtsalt ütlemegi, et okei, proovime kasvõi mingi kuu aega ja alati kõik on kliendid mingi, oo, vot jumala hästi läheb. Et kõik on nii üllatunud alati, et keegi pole uskunud sellesse ja lihtsalt nii head tulemused on iga ettevõttega, nii hambaravis, meil oli ka üks suhtekoolitus, ehitusettevõte, et mida iganes, kindlasti soovitan kõigil proovida, et TikTokil on jah selline huvitav algoritm, et inimesed jõuavad, noh, sinu õige sihtgrupp jõuab tegelikult sinu sisuni, sest seal on nii selline programmeeritud algoritm, mis juhatab siis inimese huvid temani. Näiteks kui ta ongi otsinud kuskil Google'is ehitust, siis tal tulevad TikTokis ehitusettevõtted. Et nagu kõik see tegelikult jõuab õige kohani. Või noh, õiged inimesed jõuavad õige sisuni tegelikult. Jah, ei tasu karta seda, et äkki minu sihtgrupp ei näe, et ta tegelikult näeb, et lihtsalt tuleb see sisu välja panna. Väga põnev. Nii tore kuulata jälle sellist teist vaatenurka ka siia juurde või natuke sellist kastist väljaspool mõtlemist, et ei ole ainult Facebook ja Instagram, vaid on ikkagi midagi muud ka meil seal. Ja see on selline päris ebapopulaarne arvamus jah, et ma olen jah alati selle poolt, et pigem proovida ja siis vaadata, mis toimib ja jääda sellele kindlaks. Et praegu mul jah ongi ühe ettevõttega, nii et me teemegi Facebooki ja TikToki, et Instagram on põhimõtteliselt täiesti surnud. Et noh, midagi on, aga niimoodi 20 laiki, 100 vaatamist, okei, ei ole päris see, aga TikTokis on üle 30 vaatamise näiteks. Väga puud, et kindlasti jah, proovida uusi asju. Ma küsin veel siis selle turunduse koha pealt, et sa mainisid ka, et sina paned rõhku pigem orgaanilisele sisule, mitte siis sellele tasulisele reklaamile. Kuidas seda orgaanilist sisu siis luua selliselt, et see päriselt kuulajateni või vaatajateni jõuab ja olla siis päriselt edukas, sest tihtipeale tundub, et see tasulise reklaami tegemine on võib-olla lihtsam, et see jõuab kaugemale, aga tegelikult saab ju seda teha ka ilma selleta hästi, on ju. Just, ja seal tulebki mängu just see põhimõtteliselt tekstimängulisus, et kui hästi sa oma teksti kirjutad, noh, selleks on copywriteri, chat-GPT, mida iganes, et hästi palju tegelikult tööriistu on olemas, mis saavad sellega aidata. Et sa panedki täiesti oma eesmärgi näiteks kirja, kellele see on ja ta teeb sul põhimõtteliselt sellise juhendi näiteks valmis, et kuidas seda hästi kirjutada. Mina soovitan näiteks sellega alustada. Et oma konsultatsioonides ka me hästi nagu mängime läbi selle, kuidas neid tekste hästi kirjutada. Ja kõik on jällegi samuti väga üllatunud, et põhimõtteliselt ongi see, mis ma mõtlen, aga nagu veidi parem versioon lihtsalt. Aga noh, jällegi ma veits hoiatan ette, et kindlasti käia seda tekstis ja täiesti üle. See oleks ikkagi nagu naturaalselt sinust tulnud. Aga sorry, korda oma küsimusele. Ma läksin veidi kõrvale. Ja, et kuidas seda orgaanilist sisu luua või mitu korda nädalas peaks seda näiteks tegema selleks, et päriselt sellega siis jõuda kuskile? Mina soovitan kindlasti vähemalt 3 korda nädalas postitada, sest tänapäeval mingid ettevõtted jah, panevad 1-2 postituse, aga meil on konkurents juba nii suur igas valdkonnas, et me lihtsalt ei paista välja sellega. Et kindlasti, kui tahta sellist kasvu sotsiaalmeedias, siis vähemalt 3 korda postitust ja kui ei ole aega, siis ainult videod kindlasti. Ja kui on veidi rohkem sellist aega või on oma spetsialist olemas ettevõttes, siis kindlasti vähemalt 3. Tehke erinevaid versioone, tavalist pilti, karusselli, reelse, erinevaid reelse, humoorikaid reelse, harivaid reelse, selliseid ettevõttest reelse, hästi palju võimalusi, et lihtsalt tehkegi igast valdkonnast oma ettevõttes. Et tegelikult on iga väike detail väärt sisu põhimõtteliselt. Et näiteks ongi, teil on mingi kapp, rääkige selle kapi logo, et kõik on nagu võimalik täielikult. Et lihtsalt olenebki, kuidas seda nagu esitleda. Orgaaniline sisu kindlasti toimib, sest see on loomulikum. Kõik inimesed ei taha enam näha neid reklaame, nad panevad kohe edasi ja näevad, et see on sponsorid. Ja ma ise täpselt samamoodi, ma isegi blokkisin omal ära ühe tööriistaga need kõik reklaamid, sest ma tean, et noh, need programmeerivad niikuinii, ma näen neid igal pool ja sotsiaalmeedias samuti, isegi orgaanilise sisuna. Et ma pigem tahan vähendada seda, et ma pigem vaatan sellist nagu
loomulikku videot kui siis reklaami. Et kohe, inimestel on ajus see olemas, et see on reklaam, ta tahab mõjutada mind. Et pigem teha seda loomulikul viisil, rääkidagi ausalt, mis kõik toimub, kuidas teil ettevõte käib. Et see müüb palju paremini ja muidugi see kasutajakogemus, millest ma enne rääkisin. Ja siit kohe ka küsimus, et hästi palju ma kuulen tihtipeale just turundusega seotud seda nii-öelda ettevõtjate murekohta, et nad ei taha inimesi nii-öelda üle pommitada või üle külvata oma selle sisu loomisega. Kas tegelikult on võimalik ütleme, see 3 postitust nädalas, kas see on selline ülekülvav või pigem ongi see selline, et tegelikult nagunii me ju kõike seda korraga ei näe? Või kui kaua siis peaks näiteks seda turundust tegema niimoodi 3 postituse kaupa nädalas või äkki vahepeal mingit pausi tegema? Pausi kindlasti ei tohi teha, sest siis on kohe täiesti nulltöö. Et Okay. kindlasti järjepidevus peab olema, see on ka selline arenguvõti. Et näiteks jääbki mingi nädal vahele, okei, alusta lihtsalt uuesti siis üle päeva tegemist või siis tee omale veidi vabam graafik, tee näiteks üle 3 päeva, üle 2 päeva, mõtle lihtsalt selline reaalne ajakava omale välja või siis teegi näiteks üks postitus ära, mis ma ka konsultatsioonis soovitan, et võtagi üks päev, kirjuta kõik teemad välja, tee sisu selline batch creation day ehk siis sa teed näiteks 10 videot ära, ajastad ära, tehtud põhimõtteliselt terve kuutöö. Et seda me teeme ka ühe teenusena agentuuris, et me lähmegi koha peale filmima, oleme kuskil 3-4 tundi seal, töötleme kõik pildid ära, ajastame ära põhimõtteliselt 1-2 päevaga meil terve kuutöö tehtud. Et selline efektiivne töö jällegi, kui on tihe graafik, väga hea lahendus. Et kindlasti see on nagu mõistlikum. Aga jah, Aga ei tohi. mis maalt muutub siis inimese jaoks nii-öelda ülekülluseks, et seda kõike on liiga palju? Ma arvan, et seda tegelikult ei tasu karta, sest inimesed kindlasti kõik ei näe kõiki postitusi. Sest vahepeal on jah alati see, et nagu me isegi näeme võib-olla paari postitust, lähed kontole ja saad, vot neid kontosid või neid postitusi ei näinudki. Et kindlasti jah, ma soovitan kindlasti 3 postitust panna. Et kõik inimesed ei näe neid ja kui isegi keegi ütleb, et te postitate liiga palju, siis jah, see ei ole teie probleem, et ma ei tasu ja ma ei soovita kindlasti selle taha nagu kinni jääda. Et iga postitus jõuab uute inimesteni ja kunagi ei tea, palju potentsiaalseid kliente uue postituse nägemisel siis on. Et eriti Reelsidel, see jõuab eriti rohkem isegi nendeni, kes teid ei jälgi. Et sellepärast ma soovitan hästi palju videoid teha. Et ma näiteks enda kontole tegingi niimoodi pool aastat ja ma panin ainult videoid, mitte ühtegi pilti. Ja kasv oli nagu tohutu. Ja väga head mõtted siia juurde jälle. Ma küsin veel Reelside osas, et kes võib-olla siin ise oma turundust teevad ja mõtteid mõlgutavad, et kas Reels võiks olla alati siis nii-öelda sisse filmitud video või töötab Reels ka siis, kui see on näiteks piltidest kokku pandud? Mulle isiklikult ei meeldi pildid Reelsidena, sest ma tunnen, et inimesed, nad vaatavad videot, siis ikkagi midagi võiks seal liikuda. Et see ei ole naturaalne. Et inimesed tahavad sellist inimlikkust näha, et tänapäeval on nii palju neid roboteid, nüüd tuli, inimestel oli juba sellega selline tõrge ees. Et inimesed tahavad jah sellist teist inimest näha, nagu meiegi teeme praegu kõne. Et nii on nagu palju meeldivam näha. Mõtle, kui sa näeksid ka sellist videot, et sul on palju mugavam seda endal vaadata. Et mõtlegi, et millist sisu tahad sina näha ja siis tee ka sellist sisu. Ja aitäh sulle nende mõtete eest. Ma küsin veel võib-olla sinu kogemuse kohta, et kui me võtame üldse turundust, et oletame, minul ettevõtjana on turundajat vaja, siis mul on võib-olla mingid omad ootused, milline see turundus peab olema, aga võib-olla siis lõpuks see turundus ei täida seda eesmärki. Millised on sinu kogemused, et millised on need ettevõtjate ootused turundajatele ja kas tegelikult need ootused on üldse õigustatud või nad ootavad hoopis midagi, mis ei ole otseselt turundusega seotud? See on väga hea teema jah. Et tihtipeale ma näen Facebookis ka postitusi, kus ettevõtjad panevadki terve listi, mida üks turundaja peab oskama siis. Ja siis vaatad, kuu pärast hiljem neil ikka ei ole sellist sobivat inimest, et seal ongi ainult see asi, et kui te tahate kvaliteeti, siis te ei saa seda kõike ühelt inimeselt. Et see on terve turundustiimi töö. Kui te tahate head teksti, on teil vaja copywriterit, kui te tahate sisuloojat, häid videoid, siis ongi
vaja ühte kindlat sisuloojat, kes jagab nii fotograafiat kui ka videograafiat, iga valdkond on reaalselt täiesti erinev maailm. et mina ka sotsiaalmeediaspetsialistina, ma ei ütle, et ma teen väga hästi videoid, kindlasti videograafid on minust palju paremad, aga sellepärast mul ongi tiim, et ma saan inimesi nagu erinevate oskusega inimesi ühendada siis. et kindlasti kui tahta sellist hästi kvaliteetset tööd, siis kindlasti tasuks minna agentuuri poole, mitte otsida seda ühte superkangelast siis, kes kõik väga hästi ära teeks ja siis te pettute lihtsalt hiljem, sest sellist asja, noh, väga üksikud inimesed võib-olla suudavad seda teha, aga ma isiklikult ei tea ühtegi, kes oskaks valdkonda väga hästi teha. Jaa, ma olen igati nõus, et ega raamatupidamisega on tihtipeale sama, et otsitakse näiteks virtuaalset assistenti, kes teeks ära ka raamatupidamise, aga tegelikult, kui inimesel ei ole ikkagi selle valdkonna teadmisi, siis ta ei saa kõike hästi teha, on ju. Et ta teeb võib-olla kõik ära, aga kõike teeb keskpäraselt. Et tõenäoliselt jah, turundusega on sama, et kui sa ootad ühelt inimeselt seda, siis tegelikult sa saadki selle võib-olla keskpärase tulemuse sealt lõpuks, on ju. noh, ma ei ütle, et see alati halb on, aga jah, lihtsalt enamasti neil on ka kõrged ootused ja siis pärast, ma ei tea, laseb lahti või mida iganes. ja siis pärast tulebki välja, et tegelikult tal olid oskused olemas, aga lihtsalt mitte piisavalt kõrged, kui ettevõte kohe ootas. et siis äkki pannagi rohkem sellist rõhku, et mida neil päriselt vaja on, et ettevõtted teeks ka kindlaks, kas neil on üldse kõike seda nii oluliselt vaja. mis neil päriselt vaja on siis, et äkki neil ongi ainult sotsiaalmeedia haldurit vaja või sisuloojat, võtagi ainult siis need kaks. või noh, need on sellised päris tavalised asjad, et iseenesest võib ka see võib ühe inimesena olla, sest noh, jällegi tegelikult oleneb inimesest, mina lihtsalt pakun seda mõlemat, aga jällegi mõned on ainult näiteks sellise reklaami poole peal, et see on täiesti erinev maailm, et tasub veidi rohkem ennast kurssi viia. Jaa, väga super. Nii, meie aeg on nüüd natukene otsa ka saanud. Ma küsin veel, sul oli üks tore pakkumine veel meie kuulajatele ka, et räägi sellest lähemalt. just, et ongi siis paar valikut tegelikult, et kuna me oleme rohkem liikunud sellise animeeritud kodulehe valdkonna suunas, siis tõimegi Eesti turule täiesti uue sellise platvormi, millega me põhimõtteliselt elavdame Eesti ettevõtted ära, see on selline meie uus missioon. ehk siis teemegi sellise konsultatsiooni, pakun siin välja, et kõik, kes seda laivi kuulavad, saavad mulle kirjutada, et tere, nägin teie podcast'i, kuulasin, väga lahe, nii et lihtsalt mainige mul podcast'i ja ma saan teile teha siis konsultatsiooni 50 euroga, kus me teeme siis sellise auditi, vaatame kõik kontod üle, vaatame kodulehe üle, mis saaks paremini teha, paneme plaani paika, sellised easy fix'id või näidata ka ise ära teha täiesti, et selline korralik mahukas konsultatsioon, lihtsalt siis 50 eurot aastas on 100 eurot ja isegi varsti on tunne, et mida rohkem ma jagan, seda nagu kallimaks peaks tõstma, aga jah, siin laivi kuulajatel saan selle 50 euroga ainult teha, et see on jah tõesti väga hea pakkumine, et tavaliselt ma kipun lihtsalt üle jagama aga kindlasti pigem aitan inimesi. No minu meelest väga super pakkumine, kui ikkagi spetsialist tuleb, vaatab oma pilguga üle, annab mingid soovitused, nõuanded, et mida võiks teisiti teha või mida saaks veel paremini teha, et tõesti suurepärane, et sellest pakkumisest võiks isegi kinni haarata, et kuidas mingeid asju ümber teha või teistmoodi teha. just. Väga lahe. Ma loodan, et kuulajad võtavad sinuga ühendust ja tõesti hea pakkumine, et mina soovitan kindlasti kasutada, sest et paraku me ise ei näe mingeid asju, mida võiks teisiti teha, sest et meil on võib-olla mingi oma arusaam, et kuidas meile endale meeldib ja kuidagi teeme nagu selle järgi, aga see, kuidas meile meeldib, ei pruugi olla see, mis teistele meeldib. Ja kui keegi kõrvaline inimene tuleb, vaatab selle üle, siis see on kahtlemata oluliselt suurema väärtusega kui see tasapisi nokitsemine. ei noh, kindlasti tasub teha seda, mis sulle endale meeldib, seda ma ei ütle kunagi, et teeks seda, mis teistele meeldib. et endale peab ka meeldima, aga lihtsalt nii, et tulemusi ka tuleks. No ja, no ma võin enda pealt näitena tuua, et mina varem ka, et kui ma ise seda sisu endal tegin, siis ma tegingi kogu aeg selliseid nagu harivaid postitusi ja kui turundaja siis ka ükskord vaatas, siis ta ütles, et tegelikult see on igav. Et lõpmatuseni keegi ei taha, et teda kogu aeg haritakse, et natuke peab ikka nagu mingit nalja ka seal olema. Et mis siis nagu kutsuks päriselt seda kontot jälgima ka, on ju. Aga ise ma ei oleks tulnud selle peale. no
ja alati tasub peale teiste vaatenurki ka vaadata, et me ka alati teeme mingi töö ära, vaatame, noh, laseme terve tiimil siis üle vaadata ja siis kõik ütlevad, et see võiks veidi teistmoodi olla. lihtsalt soovitusi võtta ka teistelt, et aga ikkagi jällegi teha seda, mis endale meeldib, see on kõige olulisem. Super. Aga aitäh sulle, et sa tulid täna meile rääkima oma valdkonnast. Väga põnev oli kuulata ja see, nagu ma ütlen ka, see on kõige olulisem teema üldse, mille ümber kõik need jutud tegelikult ettevõtjatel tiirlevad ja ma loodan, et nii mõnigi kuulaja sai siit häid mõtteid juurde ja et sul endal oli ka loodetavasti tore tulla rääkima meile kõigest sellest, mis sa igapäevaselt teed. Ja just aitäh sulle ka kutsumast, väga tore oli. Ja aitäh sulle ja aitäh kõikidele kuulajatele. Soovin teile ilusat reedet ja kohtume juba uuel nädalal. Tšau!